panema siia ainult selle arsti Kaks ratturit kõrvuti mitte rohkem ja tuleta meelde, et meil on ikka parempoolne liiklus, et me ei tohiks sõita vasakul pool. Nii nagu vahetavalt juhtub, et 8 ratturit on kõrvuti. Ärge nii tehke. Pange oma pakid korralikult ratta külge, kui te tahate jätta endaga juurde minna paar asja. Pakiauto on ka muidugi olemas nurga tagasi. Nii et käitume ilusti sõbralikult ja abi valmis. Esimest korda. Nii et tere tulemast ka teile. Tõepoolest, see on suur au meile, et te valisite just Anija valla ja Kõrvemaa maastiku enda sihtkohaks. Ja kui teil on mõni hea mõte või idee, mida veel Anija vallas paremini võiks teha, siis tulge ja öelge mulle, me teeme ära. Nii et head reisi teile kõigile. Aitäh, Arne Kanakamine. Head teed ja kohtumise nii juba siin mõne poole tunni pärast. Praegult me oleme taastatud Eesti Vabariigi 25. aastas, isegi natukene rohkem, tookord oli 16 aastat seda riiki olnud ja lähteseis tunduvalt keerukam. Nüüd see mälestusplaat tõepoolest on üle elanud kõik need ajad ja võib ka küsida, et ta on tõepoolest üks neid väheseid, mis siis säilus. Ka paar vabadussõja mälestusmärki säilisid. Ma arvan, et siin 50. aastatel, kui siin inimesed vahetusid peale seda 49. aasta küüditamist, ma ei imesta, et isegi teatud ajal võib-olla isegi kohalikud elanikud seda ei teadnud. See plaat ise on niivõrd väikene, et see töö ilmselt ei ole ära tasunud ühel ega teisel ajal. Ja nii on ta tõepoolest sellise väikese kurioosumina säilinud. Aastal 1932 Joakim Puhk ostis siis selle talu. Tegemist oli tööstusliku taluga. Enamik talu Eesti Loid juhatuse liige ja pikka aega juhatuse esimees. Loid on tegelikult ülemaailmne kindlustusselts, eriti laevade kindlustusselts. Aga tollel ajal esimeja nime. Omal ajal 20. ja 30. võeti neid rahvusvaheliste nimesid üle. Eesti Loidi nimesid otsest. Ja Puhk oli ka tegev olümpiakomitees rahvusvaheliseks olümpiakomitees. Kelle maitseb see? Ma pole maitseb. Mäletan, mis seal oli.
väike ja kapsel, suured tüürimees, hoiab paremale saab, muidu karile. Me võime otsa lennata, aga mul on väikene mängulaev. Rommimees nõujutab ja kui mina ükskord suured saan, siis ka minu laste saan. Ükskord isa mul väikse Afrikaasa tõi otse kohese, kõris mu kommid ära sõi ja kui tappasin, tahtsin anda talle maakappi otsas mulle pika nina näitas ta, mul on väikene mängulaev, lommine ujutab. Nii et selline auväärt küla ja kui te natukese nüüd arvutate, siis meil tuleb sellel aastal päris vahva numbriga sünnipäev, et 777 viskab ette, nii et olete augustikuuses kõik siia samasse külaplatsile uuesti tagasi oodatud. Kas siis jalgrattaga või mõne muu aparaadiga, igatahes tulge uuesti külla, olete sünnipäevale palutud koos kingitustega. Nii palju kui mina olen Voose ajalugu uurinud, siis on siin üks igavene kino kogu aeg käinud. Noh, näiteks meil oli siin üks kohalik Alavere mõisnik Ungerstenbergide suguvõsast ja see mõisnik vist ärkas ühel hommikul üles, mõtles, et jube igav on, aga selline Lõuna-Eesti murrak kõnekeeles on siin täitsa säilinud, et kui Põhja-Eesti inimesed ütlevad selle koha kohta, kus me täna oleme Voose teises vältes, siis minu kõrva jaoks on see imelik, meie ütleme siin ikka Voose kolmandas vältes. Nii et palun öelge ka ikka Voose, noh see kõlab võimsamalt kuidagi. Tuleb ikka seal 7-80 kilomeetrit või võib-olla mõni päev veel rohkemgi teil vändata, no metsis sellist jama ei tee nagu siin need jalgrattarid, sellist värki ei ole. Ollakse ikkagi kodukohas, armastatakse seda kodukohta ja ei liiguta nii uisapäisa ringi. Nii et see paiksus on kindlasti üks metsise selline firma märk päris kindlasti. Oota, Sipelgas! Ja nüüd R, ootab. Rohi! Peeter! U! Usk! B! Ja küll teeme viimasena, te näete balleti Tammsaare Tõde ja õigus esimene osa. Aitäh! No siit leidsid ka porrisõbrad endale midagi. Oota, Ats, ole hea, aita tal puid lõhkuda. Ma toon nii kaua kaevust tööl olnud. Või tahad ka minna õndsaks saada või? Ei, minu ema ütles alati, kui mehele kirves pihku pistetakse, et väga ilus roheliste retke rattaga hea sõita. Selline ema oli mul. No, ma võtan siis sinu oma seal. Võta. Nii, oota. Nii, oho. Ära vikatit puutu. Nii. Oi, kui ilus päike on, tõesti mu seinamaa.
oi, kogemata võtsin vikati. Ai, ära löö sellega mind! No ma panen maha, võtan rehapugid. Vahest nagu 15. sajandi elektrijäänes. Kuule, mis sul täna viga on, nagu sipelgad oleks püksis või? Ma ei tea. Teeme tööd ka või? Teeme. Noh, ma riisun siit natukene. Ma ei tea, täna mul kuidagi üldse see tehnika ei tööta. Midagi ei tule nagu see. Kuule, ma lähen panen ujuma. Ja suur tänu! Aitäh teile, aitäh meie suurepärased lugujuhid. Tänu neile me elustasime selle ajaloolise stseeni, kuidas Andres ja Mari heina tegid. Aga... Ja. Ja nii ongi. Et aastaid hunt ei ole üldse oht. Hunt kardab inimest kordades rohkem. Jäägri villa taga räägitakse hundi juttu. Vaata sellega, noh. Lähme siia siis. Hello.